Ettemõte. Tere kõigile Ettemõtte kuulajatele, Taavi Kotka, Hendrik Roonemaa tervitavad kaunil kevadpäeval kõiki tehisintellekti huvilisi, sellepärast et me teeme täna sellise saate, kus me katsume lõplikult paika panna, mis on selline haibi ja reaalse kasutuse suhe tehisintellekti teemal, ehk kui palju asjast räägitakse ja kui palju tegelikult tehakse. Tere Taavi! Kumb Taavi? Sina. Statsionaarne Taavi, tere! Ja, tere! Kus on protsentuaalselt haibi ja reaalse kasutuse, reaalse kasu suhe? Ma arvan, see on riigiti erinev, et USAs ja Silicon Valley piirkonnas on ma arvan teine pilt võrreldes sellega, mis meil siin on. Et keegi, kes käis meil Eesti founderitest käis USAs ja ütles, et isegi taksojuhid pidid rääkima oma vahel sellest, kuidas keegi nagu mingit masinat õpetab, eks, et ja kui juba taksojuhid midagi õpetavad, siis järelikult on ikkagi asi massides, meil ta kindlasti sellisel maal ei ole. Ja ma saan öelda tere Taavi meie külalisele, see on Taavi Tammiste, tere! Tere ka minu poolt! Sama kiire küsimus sulle, kuhu sa protsendi paned? Ma ei oska seda isegi hinnata selles suhtes, et minu jaoks on nagu see koolkond on praegu väga tugevalt 8 läinud Euroopas. USAs ma olen 100% nõus, et seal on hullumaja, keegi enam koodi ei kirjuta, kõik eeldab, et AI kirjutab selle kõik valmis, aga Euroopas ma näen, et see on kuidagi väga tugevalt nagu 2 koolkonda läinud. On sellised nagu nii-öelda entusiastid, kes ütlevad, et nüüd kõik edasi teeb AI ja siis on sellised nii-öelda totaalsed pessimistid, kes ütlevad seda, et koodi kirjutab ikka inimene, et lõpetage ära. Ja eks see tõde on kuskil seal keskel tegelikult. Okei, ma ise panen 80-20 peale, ma olen praegu pessimistlikum kui varem, aga see selleks. Me katsume siis tänases saates rääkida, et mida päriselt siis tehakse või tehtud on või kus see päriselt nii-öelda tootmise ja tootlikkuse seisukohast see AI on. Aga enne kui me läheme sinna, Taavi, sina oled tuntud kui idufirma Faima kaasasutaja ja idufirma Faima on tuntud kui see idufirma, mis tegeles tehisintellektiga enne kui selle asja nimi enam-vähem üldse tehisintellekt oligi või enne kui kogu see generatiivne AI üldse inimeste teadvusesse jõudis. Aga nüüd sa oled sealt nii-öelda igapäeva tegevusest Faima juurest lahkunud, et kas tehisintellekt võttis üle su töö või? Ei, seda kindlasti mitte, et ma kuskil eelmise aasta lõpu poole siis astusin ettevõttest nagu igapäevategevustest eemale, jäin sinna nii-öelda sõbralikuks osanikuks ning kui iganes neil abi on vaja, aitan neid edasi. Aga ka müügifaas lihtsalt või ettevõtte faas muutus lihtsalt selliseks, et nad keskenduvad rohkem müügi peale kui AI innovatsiooni peale, sest nagu sa ütlesid, me tegelesime AI-ga juba siis, kui AI-d veel ei olnud ja tänaseks see toode on nagu suhteliselt valmis ja teeb täpselt seda, mida ta tegema peab. Kusjuures nii naljakas on mõelda, kuidas ikkagi 10 aasta tagant tehnoloogiad vahetuvad ja ikkagi ei tohi kadedust tunda, aga ma veits tunnen kadedust, et minu põlvkond sattus selle aja peale, kus kõik asjad kolisid internetti, ehk siis kõik, kes tegid veebirakendusi, ja kokkuvõttes ju kõik ettevõtted pidid lõpuks jõudma, et need olid nii-öelda või sees ja kasumis ja me saa kurtega meil kokkuvõttes läkski ju hästi, eks. Aga näiteks kui mina veel ülikoolis käisin, siis närvivõrkudest räägiti suhteliselt teoreetilisel tasemel. Ja ma mäletan, et ma isegi mõtlesin oma esimest lõputööd teha närvivõrkudest, aga ütleme niimoodi, et see oli ikkagi veel alles nii toores ja nii roheline ja ütleme nii, et jäin sellest ilma. Ja teine Taavi nüüd on 10 aastat noorem, eks, ja täpselt nagu õigel ajal selleks ajaks on tehnoloogia saavutanud teadutava küpsuse ja võimaldas nagu ehitada järgmist dimensiooni, et kui sa praegu nüüd vaatad Taavi sellele järgi ja üldse sellele peale, mis siis maailmas toimub, et kus kohas me selles Gartneri hype cycle'is nii-öelda oleme, et kas me oleme juba nagu mingi esimese languse läbi teinud ja nüüd on mingi tasakaalustumine selle AI teemas või me ikkagi raputame, praegu oleme ikkagi veel alles sinna nii-öelda tipu poole ronimas hype'i mõttes. Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Hendrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.